Tere tulemast, kuuled Grit Startup turunduse podcasti, kus uurime edukatelt Eesti idufirmadelt ja ekspertidelt, mis on nende turunduses töötanud. Mina olen Andres Unt. Tere ka minu poolt, minu nimi on Marelle Ellen ja täna meil on selline väike mini-episood, kus me räägime lead generationist, kuidas siis kliente tuua meiliturunduse, LinkedIni AI tööriistade abil. Ja meil on külas Sander Aavik, kes on siis selle valdkonna spetsialist ja V-Designi üks asutajatest. V-Design on muide ka üks ettevõte, kes on Grit konverentsile õla alla pannud, nii et mul on ülihea meel, et sa oled siin ja tere tulemast saatesse. Tšau, tervist kõigile. Nii uhke, Kuidagi. nii uhke tutvustus. Ole hea, tee meile alustuseks kiire ülevaade, et mis te teete ja kuidas te siis aitate oma klientidel uusi kliente leida? Alustasime 5 aastat tagasi selle ettevõttega enam-vähem ja alustasime üldse veebiarenduse ärivertikaalist ja siis me ise oleme kasutanud emaili turundust ja LinkedIni turundust, et seda äri siis scale ida ja siis selle 5 aastaga oleme kasvanud sellise 1,5 miljonise aastase käibeni. 34 inimest on meil, et ja siis aasta aega tagasi, 2024 jaanuar, siis otsustasime, et kuna see on meile nii hästi töötanud, et oleks nagu hea mõte seda teenusena hakata pakkuma. Ja siis selle aasta ajaga tegelikult oleme üle 80 kliendile teinud, ma ei tea, ma arvan mingi võib-olla isegi üle mingi 800 kampaania või pea 1000 kampaaniat ilmselt saatnud üle 1 miljoni emaili ja leidnud siis neile üle 10 000 müügivihje ja käibes meie estimate'ide kohaselt peaks tähendama neile üle 2 miljoni käivet genereeritud. Et võiks nagu põnev teema olla kõigile, et kuidas siis kasutada ära sellist võib-olla natukene kuluefektiivsemat turunduskanalit, et muidugi, et oleneb ärist, aga B2B kindlasti üks nagu kuluefektiivsemaid kanaleid, et kus selline 10x return on investment võiks olla tehtav. Ja siis täna ma saan aru, et plaan on, et ma natukene näitan kõigile, et kuidas seda saaks nagu ise omal jõul teha ja võib-olla toon ka mõned näited, et kuidas me oleme ise lahendanud mõne kliendi jaoks seda. Väga lahe. Minu meelest on jah tõesti lahe, kuidas see teenus on. Ma mäletan väga hästi, kuidas see kasvas välja. Oligi täpselt lihtsalt see, et teil endal tegite nii head tööd, siis te mõtlesite, miks mitte teistele teha. Ja ma olen aastaid tagasi puutunud kokku erinevate ka mõnede agentuuridega, kes seda sama külmade e-kirjade saatmise teenust pakkusid. Ja ma olen nüüd ka teiega puutunud kokku ja vaadanud, kuidas teie töötate, siis see, mida te teete, on minu meelest väga palju nagu kõrgem edasiarendus. Mina mõtlesin varem, ma tegin kunagi ise omal käel neid, ma mõtlesin, ma tean kõike juba, keegi ei saa mulle õpetada, siis ma vaatasin, kuidas te teete ja siis ma vaatasin, et okei, ma olen väga algaja selles ja te olete väga palju seda kuidagi mängu viinud edasi. Aga alustuseks siuke sissejuhatav küsimus, mis on nagu paljude kuulajate mõtetes, on see, et me ei taha kedagi spämmida, külmad e-kirjad tunduvad agressiivsed, tunduvad tüütud, et kuidas see tegelikult on ja kuidas sa seda vaatad? Oleneb mida ja kellele saata, ma arvan, et see külmad e-kirjad võivad olla spämm, kui sa saadad väga kas ebarelevantseid kirju või su sequence'id on liiga agressiivsed ja sa ahistad inimesi nii-öelda. Aga kui saata kirju, mis on väga niši sihtgrupile, mis päriselt on selline teenus, mis võiks neile kasu tuua ja seletad ära, kuidas nad sellest võiks kasu saada ja sa lähened moel, mis päriselt siis haarab nende tähelepanu. Ma ei tea, tahaks nagu öelda, et vähemalt meie kampaaniad, et ma arvan, et väga paljud inimesed, kes saavad meie kirju, nad võib-olla ei saa arugi, et see on automatiseeritud. Et eesmärk ongi seda teha nii hästi, et inimesed ei saaks sellest aru. Ja kuidas seda teha, ongi siis paar erinevat lähenemist, et kas suudad koguda selliseid data pointe oma klientide kohta. Näiteks, et sa leiad, ma ei tea, ehitusettevõtete kodulehtedelt, mis objekti nad on viimati arendanud, ja siis
viitad nendele, et ma vaatasin, et te arendasite näiteks Balti jaama ehitasite või mis iganes selle turu või Aga kus sa Ja- leiad selle või kuidas? saad kasutada tegelikult, tänapäeval need tööriistad on nii ägedad, märksõnana siis clay.com, kus sa saad AI-ga, kui sa paned 2 asja kokku nagu AI ja web scraping, siis sa saad veebilehtedelt saad scrape ida selle info ja sa saad AI-ga seda protsessida ja ühtlustada ja siis see tabelis Excelis näeb välja lihtsalt, see on üks muutuja, see case study, millele sa viitad oma copywriting us siis. Ja selline kiri on, vaatasin, et te tegite sellise ägeda projekti ja see ei tundu nagu mingi automatiseeritud kiri tihtipeale või võib-olla mõni hammustab läbi, aga lihtsalt sellisel tasemel emaili turundust on hetkel väga vähe. Et võib-olla siis alustuseks ettevõte nüüd mõtleb, ma tahan hakata külma teekirjadega tegema, see on mulle vajalik, ma saaks sealt müüki. Mis on esimene asi? Ma arvan, esimene asi, ma tooks nüüd märksõna välja instantly.ai on selline hea email sequencing tööriist, kus on suudetud integreerida terve tööahel ühte tööriista. Et varem oli see, et sa pidid listi kuskilt kas ostma või kokku panema, scrape ima mingis 3. tööriistas. Siis pidi domeenid ostma ja emaili boksid või meili boksid siis kuskilt 3. kohast ja emailit tuli valideerida kuskil 4. kohas, et kas nad on kehtivad emailid ja ühesõnaga päris selline pikk tüütu tööahel ja siis nagu tava või lihtkasutajale tegelikult on suhteliselt lihtsaks tehtud see. Et kui siin näidata näiteks, et siin on olemas täiesti võimalik panna siis kokku oma list, oletame, et me sihime CEO-sid või paneme CEO-d, founderid ja ownerid ehk siis peamiselt ettevõtte juhid ja omanikud. Paneme näiteks location, oletame Eesti, võite panna ka Saksamaa või mis iganes. Ja siis siin on selline nimekiri tekib. Siin on väike preview, on näha 5000 kontakti leidsime Eestis. See data siis peamiselt pärineb kõik LinkedInist. Ja siis on võimalik seda enrichida, et te saate siis kätte nende inimeste töömeilid ja lisaks on võimalik, siin on paar uut feature'it tulnud, et on võimalik enrichida ja leida company description, headcount, et ja veel mingit infot, mida nagu kuidagi kasutada ära, et ja siis selle jaoks on vaja siis meilibokse, et oletame siis Google'ist, Google Workspace meiliboksid või siis Microsoft Outlook ja nad on selle nii lihtsaks teinud, et on võimalik siit samast, kui te tahate täna kohe praegu panna oma kampaaniat laivi, siis on võimalik osta eelsoojendatud domeene ja emailibokse isegi, aga ütleme, et kui teil on veidi rohkem aega ja nagu tavapraktikas, mis me teeme, on see, et me hangime need emaili kontod ja siis me soojendame neid 3 nädalat. Aga miks on üldse vaja mingit uut domeeni või asja, miks ma enda seda tavalist ei või kasutada? Ja no see ei ole soovituslik ja lihtsalt, et kui te tahate saada tulemusi või te tahate skaleerida seda, et kui on veidi suurem ettevõte, on rohkem müügiinimesi, siis ühe domeeni alt ei ole soovitatav saata, ütleme, üle 100 outbound emaili, sest et ikkagi päevas, jah. Ja sest inimesed, siiski oleneb, kui hästi sa kirjutad ka neid, et kui sa kirjutad väga hästi, siis sa võid ka rohkem saata ja läheb kõik hästi. Aga kui sa ei kirjuta neid nii hästi ja keegi siis reportib, et see on spam tema arvates, siis Google
nii-öelda emaili serverid nii-öelda penalize ivad sind ja su emailid lihtsalt ei jõua primary folderisse, vaid lähevad spam-kausta suures osas. Ehk siis selle jaoks on vaja neid domeene. Kui on eesmärk teha nagu väga suurel skaalal ja üle Euroopa, siis on vaja 10 domeene. Kui teha nagu väiksemal skaalal, fookuses on lokaalne riik, siis tegelikult ühest või paarist domeenist tihtipeale piisab. Aga ühesõnaga, selle saab siin ära teha. Küsimus. Ma tahtsin selle sisulise osa kohta küsida, et võib-olla kuidas see email üles ehitada, kuidas see sequence on või kui tihti sa mingeid follow-up'e saadad, kõik see pool. Ma võtan igaks juhuks meie enda kampaania, mida ma näitan, kus me müüme veebihaldust. Nii, siin on siis üks kampaania, kus oli 1355 kontakti. Meile vastas 400 inimest peaaegu. Päris palju. Ja 22% vastustest oli positiivne. 86 opportunity't tuli siit kokku. Opportunity on siis, tal on tehtud pakkumine? Opportunity'le alati ei ole tegelikult tehtud pakkumist. Meie kontekstis opportunity on siis keegi, kes vastab sellele kampaania call to action'ile positiivselt. Et tegelikult see instantly tööriist, tal on selline äge feature, kus ta automaatselt märgib ära, kas sisse tulnud vastus on positiivne või ta on not interested, et kas ta on interested, not interested või siis on vale inimene või ta on out of office. Ja päris äge, et need tagid, sest et kui ta on out of office, siis ta isegi töötleb seda konteksti ja kui seal on kirjas, millal ta on tagasi office'is, siis talle läheb follow-up siis, kui ta on tagasi. See on päris äge. Selline AI-powered tööriist, mis säästab nagu aega. Ühesõnaga, kuidas näeb välja siis üks kampaania näiteks. Me oleme päris palju kasutanud sellist 3-stepist sequence'it, sest et üle selle nagu lihtsalt statistiliselt analüütikast on juba näha, et tulemused tavaliselt langevad. No siit on näha, et esimesest mailist me saime 25 opportunity't, teisest mailist saime mingil põhjusel 42, et inimesed hakkasid siis tõsiselt võtma vahel, ja siis kolmandast mailist saime 15. Et lihtsalt nagu see on see nii-öelda law of diminishing returns, kui sa rohkem saadad. Ja tegelikult parem praktika meie arvates on see, et sa lihtsalt taaskasutad oma listi 3 kuu pärast, 6 kuu pärast, 12 kuu pärast, millal iganes oleneb, kui kiiresti sa ringi peale teed neile. Mis need päevade vahed seal on? Meil on selline 3-4 umbes, et olla selline chill, mitte öhistav, pehme. Ja räägi sellest kirja sisust, te kasutate päris palju seda random funktsiooni. See oli asi, mis ma ka teie puhul nägin esimest korda. Räägi, mis seal see mõte on? Ja siin on siis üks preview sellest emailist. Siin on see sent from on ühe teise kliendi oma küll, TerraSpeech, aga tõesõnaga see signature, see on ka nagu dünaamiline muutuja, oleneb, mis emaili kontod siin taga on. Aga selle syntax või selle random funktsiooni eesmärk, see on siis nii-öelda spinning syntax, et selle eesmärk on tõsta deliverability't, et emailid jõuaks kohale siis õigesse kausta. Ja, et see varieerub see emaili sisu, et sa ei saada kogu aeg ühte sisu, et siis ka need emaili serverid ei saa nagu nii kiiresti aru, et sa saadad nii-öelda masspostitust. Okay. Siis siin on näide, et mõned, mis muutujad on, et meil on siis ettevõtte domeen ja meil on teada, et need on kõik WooCommerce'i kasutavad veebilehed, kellele me läheneme. Ma arvan, üks võtmeasi, mida tasub kuulajal tähele panna, on see call to action sõnum seal. See on selline asi, millega väga paljud panevad mööda. Ja
Ma võin struktuurist jagada, meie lähenemine selline, et meil on email on nagu 4 osas, kui me ehitame copy't. Meil on see subject line ja meil on opener ja value proposition ja call to action. Ja nendel igalühel on oma eesmärk. Kõigepealt see subject line ja opener käib natukene koos ja nende eesmärk on lihtsalt see, et inimene avaks selle emaili, et seal on eesmärk olla kas relevantne sellega, mis sa nagu ütled, et sa märkasid või ühesõnaga jah, et sa oled kas relevantne või siis sa suudad seda copywriting ut nii hästi kirjutada, et seal ei peagi olema mingi muutujat vahel, aga see on niimoodi kirjutatud, et see paneb inimese mõtlema. Ta mõttejada jookseb niimoodi, et ta kuidagi ei taba ära, et see on nagu mass. Kas see, et see kiri. pealkiri on väikse tähega, on Saamist. ka, et see tunduks nagu käsitsi kirjutatud? Ma ise seda kampaaniat ei pannud kokku ka, aga jaa, kusjuures tihtipeale me oleme kasutanud isegi teinud kirjavigu emailis, sest et see tundub inimlikum. Ja siin on väga lihtne AB teste ka teha, sa vajutad add variant ja siis teed AB testi ja siis äge on selle osas see, et siis sul Analytics siis näitab ka A ja B erinevust ja siis lihtsalt toggle'id selle välja, kui üks on kehvem. Aga mis need teised 2 kirja on? Ja kohe näitan, et ühesõnaga see on see value propositioni põnev osa, kuidas seda kasutada ja siis on call to action, mis peab olema low friction, nagu sa ka mainisid, et paljud nagu komistuvad, nad küsivad väga palju oma call to action'is, küsivad kas meetingut, et kui te saadate emaile inimestele, kes ei ole teist kunagi varem kuulnud, siis öeldakse, et you better come with something good, et muidu, et miks peaks inimene 60 minutit või tund aega planeerima kellegagi maha istuda asjast, mis ei tea, kas pakub talle huvi. Yeah. Aga mis see veel oleks sinna hea call to action, mis oleks selline väikse commitmentiga? Best practice on see, et see oleks midagi, mille on lihtne jaa öelda. Et tohib väga oma mõtteid, selles on väga nagu soft on ju, et ja meie eesmärk ongi leida nii-öelda mixed intent liide, et mõned nendest on rohkem high intent, et nad ütlevad, kuule jaa, mul olekski kohe teema nagu, mul on 5 veebilehte hallata ja siis mõni vastab, no jaga, et jaga oma mõtteid on ju, et siis nendega peab müügitiim natukene rohkem tööd tegema on ju, et aga call to action'i osas me oleme kasutanud vahel ongi, me tahame lihtsalt meetinguid bookida, vahel me oleme kasutanud webinari, mis on väga hea lähenemine, et see nagu friction'i või hõõrdumise mõttes on madalam kui üks-ühele meeting, et see on nagu one-to-many meeting ja samas sa saad ikkagi inimeste aega ja saad seletada neile, mida sa teed. Et webinarid on väga head. Tihtipeale veebi osas me oleme kasutanud, et kas tohib ma saada mõned näited teie valdkonnast, kellega me oleme koostööd teinud või siis näiteks oletame müüme ehitusmaterjali, kas tohib ma saada näidise teile, saate oma silmaga vaadata kvaliteedile pilgu peale ehitajana. Need on mõned näited. Ja siis sa küsisid nende step 2 ja 3 kohta. No siin vahel me teeme nagu erinevaid pakkumisi, et siin step 2 me pakume välja auditit tasuta ja siin step 3 praegu on väga lihtne, väga lühidalt follow-up, et kas te saite mu kirjad kätte üldse, et me katsume nagu, me oleme tähele pannud, et see hästi lühike email tihtipeale tundub personaalne kuidagi, nagu tunnetuslikult või et see millegipärast inimesed nagu kahtlustavad vähem, et see on automatiseeritud versus kui ta on selline pikem nagu pikk joru lihtsalt. Jah, see on isegi ka siuke pikem variant, et ma olen näinud teil ka neid kirjadel seda lühikest varianti, mis ongi lihtsalt, et tere, tahtsin uurida, kas saite mu kirja kätte või mingi siuke, et ta on ainult nagu üks isegi rida. Mis on täpselt see, mida sa käsitsi nagu kirjutaks ilmselt. Aga traditsiooniline lõpuküsimus sulle. Ole hea, anna meile üks turundus või müügialane
blogi, podcasti või raamatusoovitus? Jah, no tegelikult ma ütleks seda ka, et ma viimasel ajal või noh, kui ma tudeng olin veel enne mingi, mis oli äkki 7 aastat tagasi siis või 5-6 aastat tagasi, siis ma lugesin väga palju. Aga viimasel ajal ma ei ole nagu nii palju raamatuid lugenud, et mina saan enamus oma nagu sisu või kasulikku info saan praegu tegelikult LinkedInist, kus ma follow on enda valdkonna tippspetsialistega, kes saadavad ka, ma ei tea, 1 miljon emaili kuus või mingi 4 miljonit emaili kuus mingite suurklientide jaoks või mis iganes on. Ja kusjuures see on päris, see valdkond liigub. Oskad nimetada mõned nimed konkreetselt? Jaa, ma võin promoda võib-olla Nick Abraham ja Eric Novoslavski on sellised head eksperdid. Aga raamatu osas tegelikult mul on küll üks turundusraamat, mis ma arvan, ma ei tea, mind vähemalt pani natukene teistmoodi mõtlema. Et see on natukene selline mingil määral salesy, aga see on siis Sabri Suvi raamat Sell Like Crazy. Et minu arust ta on nii-öelda, et kui ta oma raamatuga nii kaugele ja kogu oma content agency'ga on jõudnud, ta on nagu turundusgeenius ja sisu osas ta oli natukene selline raputav ja pani nagu natuke teistmoodi mõtlema, kuidas läheneda. Aga väga tore. Aitäh sulle, Sander, et sa tulid, rääkisid, kuidas asjad käivad ja aitäh, kes sa kuulasid ja loodan, et sa said kasulikke mõtteid. Kui see episood sulle meeldis, siis jaga oma Instagram stories või LinkedInis või saada see kellelegi edasi. Kui sa kuuled meid YouTube'is, Spotify's või Apple Podcastis, siis vajuta subscribe, siis oled kursis kohe esimesena, kuhu see startup turundus liigub. Kuuleme järgmises episoodis, kus siin on järgmine huvitav turundaja. Olge tublid ja edukat turundamist.